Dragon Dreaming on põhimõtteliselt üks projekti juhtimise meetod, mis on inspireeritud Austraalia aborigeenide tarkusest. Ja see on selline kultuur, mis on jätkusuutlikult suutnud toimida juba 40 000 või 60 000 aastat isegi järjest. Selles mõttes sealt on üht-teist õppida. Ja selle meetodi üks põhilisi väljatöötajaid, John Croft, on palju aastaid ise elanud ja õppinud erinevate pärismaalaste juures, nii Papua New Guineas kui Austraalias, veel erinevates riikides on aidanud selliseid kogukonnaprojekte läbi viia, mis on reaalselt inimesi aidanud üle 30 aasta juba. Et selles mõttes ta on väga ühenduses sellega, mis tegelikult toimub maailmas ja kui hull on olukord siin-seal ja kuidas nii-öelda see väga kitsalt tarbimisele keskendunud ühiskond hävitab maakera põhimõtteliselt. Ja kuidas see mõjutab just neid äärealasid, kust me neid ressursse tavaliselt võtame. Et selles mõttes see on väga selline hooliv projektijuhtimise viis, ka kogukondade ja ettevõtete loomise viis, kus on 3 põhilist põhimõtet siis, et esimene ongi hoolimine maast, maakerast, selle ressurssidest, tunnustab, et maa on elus organism ja meil on endal ka elus olemiseks hädasti vaja, et see organism elaks hästi ja me ise ka saaks siis nagu elus püsida natuke. Teine põhimõte on siis isiklik kasvamine ehk pidevalt selline endasse vaatamine, eneseareng on hädasti vajalik, et projektid hästi töötaks ja seal oleks liigselt blokeeringuid nii enda sees inimeste vahel kui ka selle grupi ja välismaailma vahel siis. Võivad olla blokeeringud, mis takistavad info liikumist, energia liikumist ja ka kogukonna ehitamine on 3. põhimõte, siis et ükski väga edukas unistus ei saa teoks lihtsalt tavaliselt ühe inimese käe läbi, et selleks on vaja meil abilisi ehk luua mingisugunegi grupp, mis peaks toimima siis võimalikult õlitatult ja võimalikult hästi. Kogukond võib siis olla enda väike ajutine projektimeeskond või asutuse kollektiiv või siis nagu siin on koos elav seltskond või mis iganes grupp. Et see meetod vägagi vaatab grupiprotsesse huviga ja mis on õhus nii-öelda inimeste vahel ja seisund ja nii edasi. Et seda on vägagi palju õppida just pärismaalastel, kes nii-öelda tajuvad pidevalt seda energiat või meeleolu, mis ruumis toimub, et ei hakata lihtsalt mingid põhimõtteid järgima või mingit eesmärgi täitma, kõigepealt vaadatakse, mis tunne meil on. Saame üldse koostööd teha. Et selles mõttes üks kandvaid põhimõtteid seal Dragon Dreamingus on ka selline meditatsioon nimega Pinakari, mida Austraaliast on õpitud. Ehk kui vähegi, tavaliselt projektis ka hüppame kohe siis meetodite juurde, et projektis alati valitakse keegi, kes jälgib koosolekutel ruumi. Ruumihoidjad on meil ka siin tihti peal, aga spetsiaalne inimene, kes vaatab, kui inimesed on läinud oma keha tajust pähe. Ta on hakanud liialt mõtlema, seal on mitmed sümptomid selle kohta, kuidas see välja paistab. Näiteks siis, kui inimesed hakkavad üksteisele vahele rääkima või juba küsivad järgmise küsimuse, kui teine pole lõpetanud, siis on inimesed pähe läinud oma mõttega. Ja siis inimene teeb kõll, võetakse 2-3 minutit, tehakse mõned hingetõmbed ja seda nimetatakse seda Pinakariks, ehk seal on veel selline põhimõte, et tuleb tajuda seda oma külgetõmmet, oma keha, kuidas keha tõmbub vastu maad ja maa tingimusteta jagab kõigile sellist teenust, et ta tõmbab neid enda külge. Kui mõni inimene meile sellist teenust pakuks, siis seda võiks nimetada tingimusteta armastuseks. Kogu aeg hoolib, et me ei lendaks ära kosmosesse. Et seda võib siis niimoodi tajuda, see maandab meid, toob meid kehasse. Keskendume ka sellele oma haara keskusele, mida ka idamaades väga hinnatakse kui sellist jõu- ja väekeskust. Ja siis, kui sellest kohast nagu rääkida ja suhelda, siis on projektil hoopis teine jume ja inimesed saavad üksteist kuulatud ja üksteisest aru ja ei teki nii palju konflikte ja arusaamatusi ja blokke.
ja üks suur selline mõju, mis Dragon Dreamingul maailmal üldiselt on või mis eesmärk tal üldse on luua sellist win-win ehk võitjate maailma, kus ei ole kaotajaid. Praegu me oleme suuresti ühiskonnas, kus on win-lose olukord, kus keegi peab olema teistest edukam, on konkurents, teised peavad siis kaotama, eks ole. Ja tihti neid võitjaid ja imepisike protsent, ülejäänud on kõik kaotajad. No, see on siuke, juba mäng on üles seatud niimoodi, et paljud on õnnetud ja kannatavad selle pärast. Aga nagu selle meetodi looja John Croft on ka väga põhjalikult uurinud, viimased arheoloogia ajaloo avastused tõestavad, et sellist win-lose või kaotajate ja võitjate kultuuri on meil olnud ainult kuskil viimased 6000 aastat siin planeedil. Enne seda olid inimesed põhiliselt nomaadid, kogu aeg liikusid ringi, neil polnud mingit mõtet koguda omale varandustest, seda pidi kaasas tassima. Kogu aeg kõigil oli piisavalt toitu ja seda ühiskonda võiks näha praegu lausa paradiisina, sest keegi ei pidanud kaklema, kõik said jagada sõbralikult, mis oli. Ja see on meil rakumälus tõesti alles. Selle tõenduseks on see, et me tunneme ennast hästi, kui me midagi kingime, me teeme head. Aga kui me oleme egoistlikud, isekad, siis meil tekib häbi. See on nagu midagi geneetiline selline mälestus sellest ajast, et oli kasulikum üksteisele head teha, üksteist toetada. Ehk nii-öelda positiivselt sõltusime üksteisest. Nagu tänapäeval kogukonna liikumine üritab siis taas luua sellist asja. Et selles mõttes ei ole midagi sellist uut. See on lihtsalt sellise elusuhtumise teadvustamine, et on võimalik koostööpõhiselt toimetada ja mõned meetodid selleks välja töötatud. See nimetatakse lausa manifesteerunud tingimusteta armastuseks seda Dragon Dreamingu meetodit. Sest ta on üles ehitatud sellistele põhimõtetele, mis on hästi vägivallatud ja hoolivad. Ja paljud te kindlasti olete muude tegevustega tuttavad nagu vägivallatu suhtlemine ja igasugused teraapiad ja enesearengu meetodid, mis väga sarnased põhimõtted järgivad. Lihtsalt Dragon Dreaming on rohkem suunatud reaalsete füüsiliste projektide läbiviimisele, et midagi tehtud saaks. See on väga praktiline asi selles mõttes. Ja öelda. Et mina siin lühikese aja jooksul ei jõua teha mingit väga põhjalikku ülevaadet, aga tahaks vähemalt edasi anda väikse inspiratsioonipisiku, et seda asja edasi uurida, sest tõenäoliselt järgmisel suvel tuleb meil siin ka koolitus korralikum. Sama John Croft, kelle juures ma käisin juunis Saksamaal õppimas seda asja, oli väga õhinas sellest, mis siin toimub ja oli väga entusiastlik, et tulla siia seda õpetama ja isegi rahalised takistused ei ole probleemiks, et leiame viisi, kuidas tulla. See aru, et me ajame siin sama asja, et ilmselt on viljakas pinnas ja huvilisi on ja et mina näen ka, et see asi tuleks kuidagi Eestisse tuua, see oleks väga kihvt, et võin ka tuua mõned positiivsed näited, kuidas seda on kasutatud maailmas. Näiteks, esiteks Austraalias, kus ta on rohkem levinud ja ka Saksamaal näiteks on sadu projekte selle abil läbi viidud, sajad firmad, isegi omavalitsused Austraalias on selle kasutusele võtnud kui oma asjaajamise ametliku meetodina. Ja näiteks Sloveenias oli see Teeme ära koristusaktsioon, mis oli vist kõige edukam üldse. Vist 17% kogu elanikkonnast oli kaasatud riigi ärakoristamisse, mis on täiesti uskumatu, sõjavägi ja poliitikud olid seal asja taga. Ja seda kõike, seda projekti viidi läbi Dragon Dreamingu abil konkreetselt. Võib-olla me siis lähekski esimese suurema põhimõtte juurde, mis see meetodi ennast kujutab. Kui kõige lihtsamalt öelda, siis seal on 4 põhilist faasi igas projektis, millest esimene, siin on pildil ka näha, et ütleme piltlikult see. Esimene siin on unistamine. Ehk iga projekt saab alguse ühe inimese unistusest. Projekt võib olla ka
advertising ka projekt. Et see inglise keeles sõna project tuleb sellest, et väljapoole ja viskama. Ehk ma teen mingi teo välismaailmas ühesõnaga. Ja see alguse praegu minu unistuses, et ma viskan selle sinna, eks ole. Aga ma tahan selle projekti kuidagi teiste kaasabil teoks teha, et on abilisi vaja, et rahastust vaja keegi labidat käsitseks ja nii edasi. Et siis on vaja abi, jah, et siis tuleb olla ühel hetkel valmis oma unistusest nagu lahti laskma ja looma nii-öelda ühise unistuse. Ja selle ühise unistamise käigus see projekt tihti muudab kuju ja nii-öelda väga oodatud on kõikide osalejate nii-öelda panus ja elukogemus ja kogu see kehamälu, mis, eks ole, läbi selle kehatunnetuse tuleb. Et siis nii-öelda tuleb võib-olla sellest ühest unistusest jääb hoopis midagi muud järgi, mis on palju parem veel. Tahtsin veel öelda, et seoses selle kehatajuga, et keha on üldiselt palju uskumatult targem kui meie mõistus, mis on rohkem nagu kalkulaator. Ja Austraalia aborigeenidel on kehatajude tajusid nad loendavad mingi 120 või nii. Meie räägime mingist 5 meelest, eks ole. Aga nemad on nii ühenduses oma keha ja loodusega, et neil on 120. Mis nad ütlesid, teil on 5 või, siis me saame aru, miks te nii elab. Tõesti nagu võrreldamatu maailmapildi vahe. Aga meil on võimalik seda õppida. Teine oluline sektor on siis alles planeerimine. Tihti inimesed on kas head planeerijad või hüppavad kohe tegutsema, et asja teostama. Kõigepealt tuleb siis planeerida, see on siis 4. ajast umbes. Ja siis alles tuleb tegutsemine ehk teostamine, projekti elluviimine. Ja 4. ehk võib-olla isegi kõige tähtsam osa on tähistamine, mis unustatakse meil tihti üldse ära maailmast. Et kui me näiteks töötame ja kunagi ei tähista ega ei tunnusta neid läbiviijad korralikult, nii et nad seda ikka tunnevad. Mõnikord on isegi alamakstud või on lausa vabatahtlik töö, nii et see kurnad ennast väga ruttu läbi. Põhimõtteliselt läbipõlemine on väga levinud tegevus igasuguste heategevusprojektide juures ka, et inimesed lähevad suure korraga peale. Võib-olla Kadri teab, teeme ära näidet tuua siin, et algul on tohutu entusiasm, tööd ja päevad läbi teed, väga mõnus on. Aga kui ei ole sellist energia tagasisaamist mingil kujul, see nimetatakse tähistamiseks, celebration, siis on oht läbi põleda väga ruttu. Nüüd on see õpilane suvepäevad ja kogu aeg ma naaran seda enda riigi koristamist tegi ja siis ka maailma koristamise tiimis kui nõud abiks selle sama tähistamise osakonna teemal. Toomas Trapida ka väga alati esitab seda konverentsidel, nii et ei ole siin mingit mitte tähistamist enam vist on ju. Ma ei tea, mida sa kommenteerid, et ma usudub küll, et ei ole töö, et siis ka ei ole. Nojah, ma parem hakka seda rääkima. Ma ei ole sellega väga enam seotud, et see jah, ainult lühike kommentaar, et see tähistamine ei tule tõesti nagu kergelt. Ei, absoluutselt, see on tõsine jutt, et selle peab nagu kõvasti energiat ja tähelepanu suunama, et see nagu sünniks vähemalt alguses. Seda nagu ei ole kultuuris väga sees. Väga treeningis on isegi selline põhimõte, et ideaalis peaks projektide eelarvest 1/4 minema tähistamisele. Kui paljud teavad sellist projekte näiteks Eestis. Mõeldakse, et see raha raiskamine, kui me pidutseme pärast, aga tegelikult see oleks vajalik. Ennast tunda nagu täisväärtusliku inimesena ja tahta järgmine teha. Ja veel üks huvitav põhimõte, mis tagab projektide väga suure edukuse, mida tasub välgida nagu niisuguse tagasisidena. Et kui leida 4 inimest, kes on nõus oma rahaga projekti päästma üheskoos, kui see peaks kuidagi nagu kehvemaks minema, siis võib öelda, et see projekt on elujõuline ja jätkusuutlik. Et kes on nii juhuhingega asja juures, ta nõus oma raha sinna alla panema, 4. Et siis võib öelda, et jah, see on teostatav ja ta ei kuku ära esimese raskuse peale või esimese takistuse peale. Aga miks just 4? See on kuidagi kujunenud niimoodi, et vähemalt 4, et
võib-olla vähematel inimestel on liiga suur koormus ja ei taheta nagu võtta. Aga isegi on näiteid päris suurtest projektidest, kus on nagu astunud üles need inimesed, et jah, ma olen valmis isegi miljoneid alla panema, juhul kui asi hävib. Ja tavaliselt lähevad sellised projektid väga plussi, et seal ei pea keegi oma raha tegema, aga just see commitment või pühendumus on vajalik, et see energia oleks seal sees ja projekt saaks teoks. Et ma ise kuulsin esimest Dragon Dreamingust aastal 2010, kui oli ka väike tutvustav seminar seal Vatla kokkutulekul. Naara oli seal Sloveeniast ja paar Soome tüdrukut, kes olid seda õppinud. Tegid ka väga ülevaatliku kokkuvõtte ja siis ma tundsin midagi ära sellest, et midagi seal on õiget. Ja alles nüüd siis sattus tänu toredale projektile, mis Kadri ja Krista kirjutasid, sattus see koolitus nagu minu juurde, et ma sain Saksamaal käia ja seda põhjalikult õppida. Kuigi, et seda korralikult ära õppida on mingi mitmeaastane kursus põhimõtteliselt. Ja seal on 12 erinevat kursust, mida saab siis läbida erinevate aspektide poolt, et siis võib öelda, et jah, et oled koolitaja. Nii et praegu ma lihtsalt teile annan väikest hõngu, et teid inspireerida edasi uurima asja. Ka internetis on väga hea e-raamat tasuta, siingi siin näha. See on aadressil dragondreaming.org on saadaval. Et soovitan kõigil seda lugeda, seal on põhitööd kõik kirjas. Aga mina sattusin kursusele, mille teemaks oli blokeeringute eemaldamine projektides. Et öeldi seal kohe alguses ära, et see ei ole tavaline Dragon Dreaming kursus, see ei anna nii palju tööriistu, siin on tööriistu ka, aga ta annab rohkem sellist meetodeid, kuidas olla kehas, kuidas olla teadlik ja teadvusel võimalikult palju sellest, mis pärast toimub ruumis ja selle seisundi pealt siis analüüsida blokeeringuid iseendas, inimeste vahel ja siis välismaailma vahel. 3 taset nagu võite ette seal. Ja põhiline mahv läks muidugi selle endasse vaatamise peale seal ja ütlema, et üks elu muutuvamaid kursuseid oli. Et kohtusin väga täpselt nende asjadega, mis on mul eluaeg vajanud nagu arendamist ja toimuski siuke tunne, siuke asi, mida ma võiks nimetada ümber sünniks nagu seal. Kõik muud asjad toetasid, aga see oli nii hästi kokku pandud kursus, et kõik voolas. See John Croft on pärast selline vägev tüüp selles mõttes, et mis iganes ta ette võtab, seal on vägi taga. Et ta on ikka nii asjad läbi tunnetanud, läbi unistanud, et asjad kuidagi jooksid nii hästi kokku, et kõik toetas kõike. Tal oli ka abiks seal. Kui ta siia tuleb, siis ta võtab ka kaasa ühe Brasiilia naisterahva nimega Lisandra Barbuto, kes teeb just rohkem sellist kehatööd ja kes on õppinud vägivallatud suhtlemist ja igasugu erinevaid kehatöö viise. Et seal oligi nagu teooriat, ütleme, võib-olla 4 heal juhul ja ülejäänud oli selline praktiline tunnetamine, isegi looduses mediteerimine 1,5 tundi oli üks sessioon ja sellised grupitööd 3 gruppides, kus üks küsitleb, teine vastab, 3 nagu jälgib ja hiljem annab peegeldusi, siis vahetati rolli. Ja tehti ka sellist väga huvitavat mängu, ma ei tea, kas me siin seda jõuame teha, see võtab päris palju aega. Ühesõnaga, et 3 grupis üks inimene esindab iseennast, üks esindab blokeeringut, üks esindab lahendust. Ja ise valid, mis blokeering parajasti on ja siis vastavalt sellele hakatakse seal ruumis siis nagu liikuma ja mis iganes veerema, mürama. Kuidas kellegi, see annab nii palju teadvustus just keha kaudu, et ma ei tea, ühel hetkel oli nii, et kõik masseerisid 11 seal ringis näiteks ja blokeering lõdvestus näiteks. Või siis valid kohe lahenduse, blokeering enam ei ahistanud ja ühel hetkel oli blokeering jalgadest kinni, et ma ei saanud liikudagi. Aga kui see meeleolu muutus seal, siis just hakkasid koostööd tegema. Ja mõni näiteks tegeles ainult blokeeringuga, ei saanudki lahendusega tegeleda. Et nii palju sellist teadvustusi tuli oma enda käitumise kohta sellistest kehatööd mängudest. See oli selle kursuse spetsiifika võib-olla. Ja ma usun, et see Lisandra Barbuto teeb ka muud teemalistel ja sissejuhatavamatel Dragon Dreaming kursustel kehatööd. See on selline asi, mis reaalselt kuidagi arendab, et ei ole lihtsalt tekst, nagu mina siin praegu ette loen.
ja see meetod tegeleb ka organisatsiooni struktuuriga mingil määral, et ideaaliks on selline, midagi sellist, nagu meie siin üritame, et ilma hierarhiata struktuur ehk tühja keskkohaga organisatsioon, kus mis on rohkem nagu ring. Ja seal me istusime ka ringis, nagu on vana selline igasugu pärismaalaste koosoleku meetod, et ikka ringis, kõik on võrdsed, kõik on ära kuulatud. Et tekib siga nii-öelda tühja keskkohaga organisatsioon, kus kõikide vahel on ühendused ja keegi ei ole tähtsam kui teised. Selline asi ka, kus võivad ühenduste vahel tekkida blokeeringud ja siis saab nendega tegeleda. Hiljem siis tekib selle ringi vahel ühendusi välismaailmaga ja peab jälgima neid blokeeringuid. Tahtsin küsida, kas kehtib see teatud suuruse, kui läheb suuremini ja siis juba võtab mingid hierarhilised. Selle kohta oli ka konkreetne jutt, et näiteks kui kaks inimest kohtuvad, siis on seal tegelikult 3 suhet. Minu suhe iseendaga, tema suhe iseendaga ja meil omavaheline suhe. Kui 3 inimest, siis on juba 7 suhet, sest on ka 3 inimese omavaheline suhe lisaks. Ja niimoodi on inimesel teatud piirang ees, et umbes 150 inimest on see, mida ta suudab nagu hallata. Kui me vaatame, siis kellelgi ei ole eriti rohkem kui 150 sellist aktiivset sõpra. Isegi Facebookis me ei suhtle aktiivselt rohkem kui 150 maksimaalselt. Enam see on vähem. Sest me ei suuda nagu hallata rohkem seoseid. Sellepärast ei tasu ka kogukondi või niisugused projektigruppe nagu väga palju suuremaks ajada. Mõned lihtsalt jäävad kuidagi kaugeks. Just, et need ühendused oleks eluterved ja energiavoolud. Siis me õppisime seal muidugi hästi palju sümptomeid selle kohta, kuidas blokeeringut tuvastada ja igas selles projektifaasis tagasi sidestada, et mis läks valesti, mis läks õigesti, et kohe korrigeerida. Et see on konkreetselt nagu välja töötatud metoodika, kus on võimalik projekte päästa igas etapis. Ei ole nii, et tegime justkui kõik õigesti, aga miks midagi välja ei tulnud või miks kõik laiali jooksid tülis olles. Tegelikult on võimalik tagasidet saada väga täpselt. Isegi väga pikk tabel selle kohta igas faasis. Ja kas ma hakkan nüüd praegu läbi võtma, vist ei ole vaja. Jah, ja toodud siuke metafoor, et blokeeringud avalduvad nagu jäämäe tipuna, et ja pisikesed sümptomid on selle kohta, et mis kõik alateadvuses toimub või sellises mitte nähtavas sfääris ka projektides. See alumine nähtamatu osa tekitab surve blokeeringuteks. Ja kõige tähtsam asi, kuidas blokeeringust üle saada, on need ära tunda, neist teadlik olla, neid näha, neid ajuda. See on võimalik neist üle saada. Mis on 4 pilti seal sümboliseerivad? Siin ongi see, et unistamine, planeerimine, teostamine ja tähistamine. Põhifaasid. Jah, niisugune pidev ringlus, mida ka igal projekti koosolekul saab nagu järgida seda ja on hästi palju erinevaid kihte ja kirjeldusi ja ka need blokeeringud paigutati täpselt sinna tabelisse. Põrandale tehti suur skeem 4 sektori kohta, kus olid erinevad siis asjad, mis seal toimuvad. Ühe sellise skeemi ma võin lasta ringi käima, see on selline asi, mida väga raske on lühidalt seletada, aga põhimõtteliselt on see lihtne ja loogiline. Siin on üritatud hästi palju asju kokku panna nüüd, et esimene on see unistamise faas, planeerimine, teostamine ja tähistamine ja kui ma kõigepealt natuke selgitan, siis lasen selle ringi käima, saate lähemalt vaadata. Et see unistamise faasis toimub näiteks 3 sellist põhiasja nagu teadlikkus, andmete kogumine, kus tekib motivatsioon, midagi siis teha.
noh, siin on andmete kogumine, siis tuleb veel informatsiooni nagu kogumine sellest, et see oleks nagu tähendusrikas. Siis seal. Siis tekib jah stiimul üldse mingiks kavatsuseks, et midagi teha. Siis planeerimise faasis tekib alternatiivide kaalumine. mis võib olla üks blokeering näiteks, et me ei ole kaalunud alternatiive mõnikord, et see peab teistmoodi või mujalt või siis strateegia disainimine ja kolmas siis testimine, proovimine või pilootprojekt. See võib olla kõik planeerimisfaasis. Siis teostamisfaasis elluviimine, juhtimine, haldamine ja progressi jälgimine. Sealt me saame ka teadmisi, saame normid luua ja nii edasi. Ja siis kui minna edasi, need üleminekujooned on väga tähtsad ja toimuvad teatud transformatsioonid kogu grupis. Täistamise faasis on tegelikult see, kus tunnustatakse ka uute oskuste saamist. Näiteks kui on blokeeringud ja midagi on ebaõnnestunud, siis me tunneme, et me oleme justkui vähem võimekad, et me ei oska, me ei tahagi seda teinekord proovida ja tekib siuke allakäik. Aga kui me tunneme, et saime edukogemuse, siis me saime uue oskuse ja me oleme võimekamad, järgmine kord suudame veel suuremat asja teha. Siis ongi jah, transformeerivad tulemused, muudavad meis midagi, kui me midagi tehtud saame. Ja tekib siis elutarkus ja eristusvõime. Aga blokeeringute ja ebaõnnestumiste puhul tekib hoopis selline ignorantsus või et meil on justkui vähem teadmisi, segadus. Sellepärast on oluline igas etapis teha tagasisidet, et kui hästi neil on õnnestunud. Siis tekib põhimõtteliselt, kui see kõik õnnestub, siis on päästav mõju. Väga humaanne, integreeriv, vabastav, kommunikatsiooni parandav ja nii edasi. Siin on ka toodud ära, et esimene pool on individuaalne selline protsess ja siin on rohkem keskkonnaga seotud, ekstravertne, eks ole. Ülemine pool on rohkem teooria, kontseptsioonid, mõtlemine, all on rohkem teostamine, performing, selline sooritus, praktika. Et on üritatud sellesse skeemi panna. Algul on nimetatud, siin on pseudokogukond, siin tekib kaose faas, siin on tühjendamine ja siin on juba autentne kogukond tekkinud, kui midagi koos tehtud. Et erinevad kihid ja tasandid, mida võib siin kõik näha. Ja see ei ole ka lihtsalt ring, seda nimetati kui topeltheelits, et kuidagi kogu elu keerleb tegelikult niimoodi, kui lihtsalt seda teadvustada. Et jah. Siin on sellega seotud ka selline asi nagu Hero's Journey ehk kangelase reis, mis on üks selline väga läbiv, öeldakse ka monomüüt, mis on selline lugu, mis on enamuse maailma lugude taga nagu selline struktuur. Isegi sõrmuste lisandas ja paljudes filmides ja enesearengus kasutatakse sellist skeemi, kus justkui läheb kuhugi reisile, sul on mingi tung. See algab siis siin alguses, et tunned mingit kutset seiklusele, siis liigud edasi siia teise faasi, siis seal toimub selleks rändajaks muutumine, saad kingitusi teistelt või mingid panuseid või infot, keegi on mentor, keegi annab nõu. Siis siin tegemise faasis toimub selline, kus sa muutud nagu sõdalaseks või märtriks või ohverdad midagi ja midagi, mis vajab sinust suremist või annad midagi ära, saad midagi vastu, ületad ennast kuskil. Ja viimases faasis siis saad sellest märtrist maagiks, ehk sul on mingi uus eliksiir või võime, mida sa reisid kaasa tood. Et selline reis, kus sa transformeerud või saad nagu uued silmad või uue maailmapildi. See on ka selle skeemi taga. Iga projekt võib olla selline sind ennast muutev või maailma muutev. Et selles mõttes väga palju kihte. Lasengi seda ringi ja mis natuke aimu, kui mitme tasandiline see skeem on.
ja noh, öeldakse, et vajame mõttemudelit, et ja praktikat, et teooria ilma praktikata on mõttetu ja praktika ilma teooriata on pime. Et see on lihtsalt üks mõttemudel põhimõtteliselt, see kogu Dragon Dreaming, mis aitab meil arukamalt toimetada. Et oleks rohkem tegemist sellise win-win situatsiooniga, saab üldse koostöö toimima hakata tähenduslikult. Ja ühel hetkel jah, me nagu analüüsisime iseennast, et igas etapis on omaette parameetrid, kui hästi minul sellega on, ja mida ma peaks selle vasturohuks ette võtma. Et siin väga konkreetne eneseanalüüsi metoodika on siin ka sees, et kuidas ma ennast saan arendada ja vabastada blokeeringutest, et minu projekt ja minu unistused paremini teoks saada. See on ka igapäevaelus väga kasulik, et mitte ma ei ole mingi projekti juht kuskil ametlikult, ka see on projekt, et teen hommikusöögi. It's always managing to Teen koosolekugi läbi. I have to hold this meeting, or I have to prepare breakfast, they're all like, I have to clean this room, they're all like small projects that I'm managing in a way. Ühise unistuse teostamine ühise küll. Ja ennast saab veel analüüsida selles mõttes, et kes ma oma olemuselt olen, kes ma olen rohkem unistaja, planeerija, teostaja, tegude inimene ja siis selline tähistaja. Mõnel meeldib kogu aeg tähistada. Neid on küll vähem, meil on tavaliselt suurt tegutsejate ühiskond ja mõned on ka unistajad, kes ei tee midagi, aga siis ongi hea tiim panna kokku nagu erinevatest tüüpidest, kes annaks kokku siis selle täisringi. Keegi veab ees seda tähistamist, keegi aitab unistada, et järgi hea ennast analüüsida selles valguses. Et tegutsemise faasist meil üldse väga palju räägitud, sest sellest räägivad kõik muud, kõik võimalikud projekti juhtimise teooriad ja koolitused, et see on väga hästi üldiselt kaetud, aga millest puudu on, meil on just see unistamine ja tähistamine tavaliselt. Sellel tasub rohkem tähelepanu pöörata. See ei ole mingi nali, see on täiesti hädavajalik. Kuidas? Unistamine puudu. Selles mõttes jah, et ütleme, kui sa lähed töö juurde ja ütled, et nii, enne kui me hakkame siin midagi planeerima, et istume nüüd natuke vaikuses ja loome mingit reaalsust oma peas ja unistame, et see on ebatavaline, ütleme nii. Võib-olla mõnes kohas tehakse, aga ja siis jagame oma unistusi üksteisega ja loomegi ühise unistuse, et see on selline asi, mida tegelikult palju rohkem on. Et seal võib selguda mingid selliseid avastusi ka ise enda jaoks, et tegelikult ma tahan hoopis, jah, kõik me tahame hoopis midagi muud, kui me oleme seni teinud. Selles mõttes see on selle kollektiivse alateadvuse rakendamine, et seda ei mõtle mõistusega välja, selles mõttes see unistamine on selline väga sügav tegevus. Ja alguski öeldigi, et meie tavamaailmas 90% projekte surevad unistusena lihtsalt. Et ei hakatagi üldse teostama. Ja et inimesed ei plaani küll kunagi läbi kukkuda, aga nad kukuvad läbi plaanimises. Ja 90% projektidest ei lähe plaani järgi. Ja 90% projektidest ei käi üle 3 aasta. Ka firmad ja MTÜ-d näiteks. Ja miks? Sellepärast, et projektid kukuvadki kokku sellepärast, et algataja põleb läbi. Ja kuna 4. faas unistuse tähistamine jäetakse ära lihtsalt. See tähistamine on ka raske töö nagu tooma. Jah, kui ta on harjumalt. Sa enam seda tööd teha, kui sa oled juba 3 etappi tööd teinud, siis seda viimast enam ei jakka. Võib-olla põleb läbi ja jääbki tähistama aastat. See on ju tähistamisest ka ära ei ela. Paavo avad natuke seda tähistamist ja mina seda nii arusin selles mõttes, et loomulikult, et see pidu või see rõõm on ju korda saadetust, et see on hästi oluline, aga see ei ole ainuke, selles mõttes, et ei ole aastane projekt, et siis 3 kuud unistatakse, 3 kuud planeeritakse, 3 kuud tehakse, 3 kuud peetakse pidu. Aga hästi suur roll on seal nagu selle tagasiside andmisel, tunnustamisel, nagu läbi seedimisel. See on ka õppetundide saamine nagu tehtus, mida õppisime. Just niisugune südamest tagasiside andmine.
sa kujuta ette, kui oluline on sinu panus olnud selles projektis ja nii tänulik. Tõesti, mis puudutab. Võib-olla üks kommentaar, mida ma ise tähelepanu, et võib-olla üks oluline asi on ka, kuna inimestel on erinevad tugevused, et üks on see, kes on unistamises tugev ja suudab neid inimesi inspireerida unistama, teine on võib-olla planeerimises, kolmas teostamises, neljas tähistamises, et nii mõnigi kord need projektid kukuvad ka sellepärast läbi, et koormus on liiga ühe inimese peal, kes ei saagi olla kõikides asjades võrdselt tugev. Et see kogukonna eelis ja üldse oleks see, et juba alguses inimesed tunnetavad, millises etapis võtavad nad, nagu haneparv vahetab seda juhti. Et ei saa olla nii, et üks ani paneb kuni alla kukub surnult ja siis järgmine kuni surnult kukub ja siis paar viimast jõuavad kohale ka. Et kui kaotavad pea ja laskuvad sinna maha ja ongi kõik läbi. Et see who have realized that my strength is this and my strength is that and I'm ready to jump in. So it's good to analyze et kõik need samad neljandikud võib ka omakorda läbi mängida unistamise ka, tähistada ära, eks ole, planeerisid unistuse ära minivariandis läbi ja siis selguvad ka siis vastavalt siis õige osa järgmine liider, muidu unistaja võib-olla äkki seda suurt ringi peab lõpuni olema ja satubki ebakompetentsus, ütleme ringi või tasemel. Jah, ja igal sammul saab veel korrata neid etappe, et korrigeerida projekti käiku, et ta ei lähe nagu rong tulistab. Praktiline küsimus või kas ta soovitas midagi, et kui on projekt, kus on vähegi rohkem inimesi, või ma mõtlen 10-20, et kas siis ta soovitas sellist asja ka, et näiteks algusest peale oleks määratud kokku lõpetada sinna tähistamise tiim ja unistamise tiim, planeerimise tiim. Jah, meil tehti isegi kursi algusesse ära, et kogu vastutus jagati nagu grupile, et kes vastutab seal ruumikorrasest ja muud igasugu asjad, kes valmistab ette lõpu peo tähistamist, eks ole, seal ka korralik pidu lõpus, kus kõik tundsid, et mida kursus korralikult lõppenud. Lahtusid hea tujuga nii-öelda, mitte väsinuna. Ja mul tuli ka selle tähistamise kohta 2 sellist kommentaari pähe, et tähistamine tegelikult selles mõttes ka kohutavalt oluline, seal tuleb välja see inimlik mõõde, kus sa võib-olla saad ühendust luua paremini kogu selle rühmaga, sellepärast et tähistamise ajal tavaliselt ei teki vastuolusid. Et ei ole nagu, minu idee tähistamisest on nagu nüüd nii tähtis, et inimesed on kehas ja nad suudavad paremini kontakti omavahel luua ja see annab pärast nii palju juurde, kui inimeste vahel on see inimlik side tekkinud. Pluss, et energiat saab ju tähistamisest, et see on tore. Lots of new energy out of that to compensate because all the täituda. See on uus õnnistus. Jah, ja hästi oluline koht on sellistel asjadel nagu neid nimetati ahaadeks, et sellised avastused või teadvistused, et me saame teada midagi, mida me isegi teadnud, et me ei tea. Et mis pidi olema väga nakkav veel, et kui üks inimene hakkab midagi avastama, siis tihti paljud teised avastavad selle peale midagi, kui ta jagab seda oma avastust. Et lauselt panime seinale paberilehe, kus jaoks oma avastusi pani kirja ja lõpuks loeti neid ette ja nagu kõik said nii-öelda osa. Et hästi selline kasulik asi ja soovitati kõigil ka märkmikku pidada oma avastuste kohta. See võib olla väga hea, et sa kinnistad seda, et ei lähe meelest ära mõni oluline avastus. See kogu grupile anda väga kasulikku sisendit, et kogu vanker nii-öelda kraavist jälle tee peale tagasi tuua. See on niisama. Ja, kas on küsimusi, et mul ei ole eri struktuuri siin täna. Teooria ilma praktikata on mis öeldisid? Mõttetu. Siis teeme mingi väikse praktika. Mul ei jää muidu meelde midagi, kui ma ei ole midagi läbi teinud või läbi küsinud või läbi rääkinud. Äkki see pakub midagi välja, et mis me võiksime teha, et meile paremini külge kehasse.
embodied. võikski proovida ühte sellist asja nagu, mida nimetati win-win language ehk võitjatega maailma keel, just suhelda niimoodi. Mõtlen, kuidas seda nüüd teha, et ma palun sul teha või näitan enda peale. Seda tuleb kõigi paaris tegema või grupis? See on üks selline esialgu ühe inimesega näide. Grupp saab ka kaasa lüüa. Et kõigepealt siis prooviks seda piinakaara meditatsiooni, et oleme lihtsalt lõdvestanud asendis, sulgeme silmad. Soovitatavalt sirge seljaga, hingame mõned korrad hästi sügavalt. Tunnetame seda maakera tõmmet. Kuidas maakera meid sellega toetab, hoiab meid enda küljes. Mida kõike ta meile pakub, me põhimõtteliselt püsime elus tänu temale. Samal ajal keskendume haara kesklusele, nabast natuke kõrgemal. Pöörame sellele tähelepanu. Lõdvestame kõhu, hingame just kõhtu. Ja siis tunnetame oma isiklikku mulli, mis on meie keha ümber selline oma privaatne ruum, kui me tavaliselt ei ole mugav seda inimesi lasta, aga tunnetame seda hetkel. Siis laiendame oma seda isiklikku mulli kõigi nende inimeste üle, kes siin ruumis on või kellega me parajasti suhtleme. Antud juhul siis selle grupi üle. Meie mullid just sulavad kokku üheks mulliks. Ja kui siis visualiseerida sellist täielikku kohalolu ja lasta projektil enda kaudu rääkida, nagu me laename iseenda keha projektile. Kui projekt on meist midagi suuremat, unistus on meist midagi suuremat ja me laseme sellele ennast kasutada. Ja kui niimoodi rääkida sellisest seisundist, siis on tavaliselt mõju teine, siis on palju suurem kätte arv, kes tahavad kohe kaasa lüüa. Selline kehast lähtuv suhtlus, seda nimetati lausa win-win language. Ja seda pärismaalased Austraalias on kogu aeg sellises seisundis, nad ei pea seda niimoodi harjutama. Aga meil on tavaliselt vaja seda korduvalt harjutada, enne kui see kehasse jääb, me olemegi kehatunnetusega. Ja üks suur teadvustus, mis mina sain, ongi see, et kogu aeg taastama oma kehatunnetust, kui see kipub ära kaduma. Ja nagu lubasin lausa endale seda kogu aeg teha, sest see on nii hädavajalik, et ma oleks toimiv, suudaks suhelda normaalselt, et energia liiguks ja kõik need asjad. Lihtsalt läheb seisund vastikuks. Sellega saab hoida head seisundit ja võimekust üle. See on lihtne praktika.